Meil oli ju tegelikult väikene organisatsioon ja meid oli seal, no kokku oli meid vist 13 inimest, poisse ja tüdrukuid kõik. Oli meil 5. koolist ja oli seal reaalkoolist ja oli seal majanduskoolist ja nii ühesõnaga, et oli paar-kolm tükki igas väga mitmest kohast. Eesti Vabariigi ausambad kõik olid ju ära võetud ja kes mis õhku lastud ja mis lihtsalt kõrvaldatud. Ja noh, meie südamed olid muidugi selle peale täis, et näed, et mis nad on teinud, et töötame nendele vastu ja kuidas me siis nendele vastu töötasime. Levitasime lendlehti. Ja siis tuli meil seesamane mõte tuli, õhku laskmise mõte. Et nad lasid meie vabadussõjalaste mälestussamba õhku, aga näitame nendele, aga laseme nende sambaga õhku. No see nende samas oli ju siis puukast ühesõnaga punaseks värvitud ja sinna mingisugused kirjad peale pandud, nii et see polnud mingisugune monument. Poisid õpetasid välja, näitasid, kuidas see asi käib ja me läksime, tegime ära sellise kaalutlusega, et tüdrukutele pannakse vähem tähelepanu, kui poisid ulguvad ringi, et siis on nagu kahtlasem värk. No minule pandi tegelikult see peale, et mina sain kõige suurema karistuse, nagu mina oleksin selle asja organiseerija. Aga ma ei arva, et ma oleksin nagu üksi olnud, küllap ikka teised olid ka. Pagari tänavaga oli ka niisugune lugu, et nad ju meelitasid, kujutage ette, ma olin 15-aastane. Nad meelitasid mu salaja kodust välja, vanematele mitte üht sõna. Tuli üks noor tüdruk ukse taha ja ütleb, et ma tahaksin teiega, ma ei tundnud teda, et kes te olete, ma ei tundnud teda. Et ma tahaksin teiega natuke rääkida. Ma palusin teda sisse siis. Ei, ma sisse ei tule, tulge te välja. No ja mina tahtsin niimoodi välja joosta, nagu ma toas olin, eks ole ju. Aga tema ütles, pange ikka endale jakku peale välja, see on päris jahe. Ma panin jaki peale. Ja läksime, ajasime, mis me seal juttu rääkisime, teepealt, me elasime siis Laial tänaval, eks ole, Pagari tänava, see maja on ju ka Laial tänaval. Ja just Laia tänava pool oli siis väikene uks ja uks on ilmselt praegu ka seal alles. Ja sealt sisse ja tema kadus ära, seal võtsid mind mehed vastu. Vaat niisugune äratoomine, meelitamine kodust oli. Vaat alguses, kui me sinna viidi üles muidugi, ma ei tea, mis mõttes siis oli, midagi ei küsitud ja siis pandi boksidesse ja teate, need boksid olid niisugused seina sisse ehitatud nagu mingid kapid, aga nad ei olnud kapid. Seal olid kahes reas, niisugune suur ruum oli, ühes reas oli lihtsalt 3 või 4 kappi, teises reas oli veel rohkem neid kappe. Need ei olnud kapid, need tuleb nimetada siiski boksideks, sest ta oli kõrge kuni laeni välja, uks oli tal ees, aken oli ka nii nagu tavaliselt on nendel, eks ole, nendel vangikongidel. Seal oli siis niisugune vastu seina päris niisugune laud, umbes nii lai see boks. Pikkuselt üks, nii et parajasti põlvedeni võib-olla, nii kui inimene oleks selili, siis kuni põlvedeni pikkuses. Niisugused hästi väikesed boksid olid. Ja seal nad hoidsid mitu päeva. Sinna nad tõid siis süüa, söömiseks olid siis keedetud kartulid, mingisugused vanad kartulid ja mingisugune silk oli seal kõrval. Vaat see oli siis kõik, mis nad süüa andsid. Siis viidi meid päris kambritesse, igaüks siis sai oma kambri, siis mina sain siis 9. kambrisse ja seal oli ees 4 inimest, tavaliselt oli igas kambris keegi ikkagi kandis ette. Ja siis, et omas kambris mitte midagi ei räägita oma asjast. Ja muidugi nii sai tehtud ka. Hilja Rüütli õpetas mulle morsetamise selgeks, aga morsetamine oli seal väga vajalik, sellepärast et see oli sidepidemise vahend ikka. Aga siis hakkas see ülekuulamine käis nii, et nad viisid bukva B, bukva K, bukva A ja nii edasi, ega nad täisnimega kuna siis välja ei kutsunud, ikka ainult bukva oli. Ja siis selle bukva järgi siis igaüks siis teadis, kellel on bukva B, see läks siis sinna luugi juurde viidi siis üles. Nendest tavalistes kambrites oli niimoodi, et seal olid need ülestõstetavad narid. Kui magamise aeg tuli, siis tuli nad lihtsalt alla lasta. Ja vaat seal ma ei mäleta ikka, seal meil olid ikka vist mingid tekid küll. Sest et me pidime magama niimoodi, et kindlasti käed pidid olema nähtaval. Et see magamise juures oli kindel nõue ja nägu pidi olema nähtav. Ja siis päevaks tõsteti need narid siis üles
ja siis sai, igalühel oli oma siis see ümmargune taburet, mis oli siis põranda küljes kõvasti kinni. Nad tahtsid kangesti teada, kes meid juhendas. Siis oli niimoodi, et nad lasid midagi kas pooleks tunniks võivad niimoodi lasid kambrisse ja siis vaat see Kaarin oli niimoodi, et tule nüüd siia, pane oma pea mu sülle, et katsu nüüd natuke tukastada. No kui palju ma siis seal tukastada sain, aga juba kutsuti uuesti üles. Igal juhul 44., 45. peksti seal õudselt inimesi, nii et nad peksid ikka niimoodi, et inimesed, ühesõnaga kanderaamiga toodi alla kambrisse. Minu aeg, vaat see oli 46 juba, siis enam niisugust meeletut peksmist ei olnud. Aga seal olid teised survevahendid, millega nad siis survestasid seda värki, ühesõnaga näiteks minu peal, eks selle prooviti siis seda joonlaua tugevust, joonlauaga löödi sind, eks ole, pane käed nii ja siis tagus sind käe peale. Ja siis oli vastu nägu, lõi sind niimoodi, et lihtsalt niimoodi, vaat niisugused väikesed. Nad panid su seina ette seisma ja lasid sulle terava valguse näkku. Lasid sind tohutult kaua niimoodi seista, see valgus näos. Ja see oli ka selline piinamisvõte oli. Nii et nendel olid selliseid võtted ja see magamatus. Seda magamatust nad kasutasid ka päris palju, vist ma arvan, mitte ainult minu peal. See kestis siis kogu see lugu, see ülekuulamine, see igapäevane jutt, mis kestis meil kuni septembrikuuni. Septembris saadeti Patareisse. Mustaks rongaks nimetati niisugune furgoon. Auto oli üleni must ja teda siis vangid nimetasid mustaks rongaks.